tere, armas kogudus, head vaatajad ja kuulajad. Õnnistatud 7. pühapäeva pärast ülestõusmispühi. Oleme jõudnud maikuu keskele ja suvi ei ole enam kaugel. Tänase jumalateenistuse peateemaks või läbivaks teemaks on nälg ja janu. Miks on meile antud nii füsioloogiliselt kui ka vaimulikult võime tunda janu ja nälga? Kas see on hea või halb, on see õnnetus või õnnistus? Mille järele me januneme, mille järele me nälga tunneme siin elus elades? Selles tänases jutluses algussõna jagab teile täna Linda ja muusika osas laulan teile mõned laulud. Me alustame tänast virtuaalteenistust ei kellegi teise kui ikka Jeesuse Kristuse nimel, sest tema nimes on vägi. Õnnistatud teenistusest osa saamist. Tere hommikust! Today is the last time I'll be taping an algus for you. I'm not a public speaker, but you have been gracious as you've listened to me as I've recorded these sort of humble thoughts for these TEBK services. Aitäh! As I've reflected on this journey, my personal journey and the journey of the Toronto Estonian Baptist Church, I'm amazed how our Heavenly Father has knitted this incredible story together. Not everything has been perfect, but God, from its humble beginnings, has led us through the peaks and valleys to its ending, which is coming up soon and has been in some ways a handoff of the baton to Grace Church. Thanks be to God. In John 5, 2-6, it says, "Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called Bethesda. There are 5 porches. In these lay a great multitude of sick people, the blind, lame, paralyzed, waiting for the movement of the water. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first, after the stirring of the water, was made well of whatever disease he had. Now a certain man was there who had an infirmity for 38 years. When Jesus saw him lying there and knew he had already been in that condition a long time, Jesus said to him, 'Do you want to be made well?'" What a question. You would think that the answer would be so obvious. Of course I want to be made well. But it's actually a pressing question, a big question. Do you want to be made well? Sometimes being made well means a new path, maybe a narrower path. Sometimes being made well means having to put away the label of victim that we've been hiding behind for so long. Sometimes being made well means taking on more responsibility than we previously have. I recently heard someone talk about this story. This person wasn't a Christian, but the story resonated with him. He said that for him, being healed meant a new story, something different. He went on to say that something different in his life scared him. Nevertheless, he felt that he was ready for a new story. In verse 8, we read, Jesus said to him, "Rise, take up your bed and walk." And immediately the man was made well. God wants us to be made well. In this fallen world and in these aging bodies, none of us will be completely well until we are in our eternal home. But God asks every one of us, do you want to be made well? Let's say yes to him today. Allow him to guide your steps into a new story. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you that you love us and want us to be made well.
For some of us, it means submitting ourselves to the steps you put before us. Help us to trust you. Help us to submit to your leading. And now we give to you the rest of the service. May we hear you through the music and through the word. In Jesus' name, amen. Nagu naine kaevul, kord tundsin ja ei, rahuldust ei leidnud ma. Kuid siis ma kuulsin päästja sõnu, sa minu veest ei iial januta. Minu kruusi, oh issand täida, kustuta mu hinge janusa. Taeva mannat jaga, et ma küllalt saaks. Sinu kruus täida see ja õnnista. Maised rõõm, mida siin maailm annab, ei hinge janu kustuta. Kuid õnne, mis mu elu annab, oma Jeesuses leidnud olen ma. Minu kruusi, oh issand täida, kustuta mu hinge janusa. Taeva manna jaga, et ma küllalt saaks. Sinu kruus täida see ja õnnista. Minu kruusi, oh issand täida, kustuta mu hinge janusa. Taeva mannat jaga, et ma küllalt saaks. Sinu kruus täida see ja õnnista. Nagu naine kaevul, kord tundsin janu, ei, rahuldust ei leidnud ma. Kuid siis ma kuulsin pääste sõnu, sa minu veest ei iial januta. Hoi kõik janused, tulge vee juurde, ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu. Tulge ostke ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima. See kutse on kõlanud aastatuhandeid nii juudi sünagoogides kui hiljem kristlikus kirikus. Midagi sarnast hüüdis Jeesus Johannes evangeeliumis 7. peatükis. Aga pühade viimasel suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti, kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Aga seda ta ütles vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad. Need pühad, millest Jeesus siin räägib, on Lehtmäede pühad. Ja Lehtmäede pühade üks rituaale oli veetseremoonia. Ja ma usun, et Jeesus, kes nüüd hüüab seal, et kõik janu, kellel on janu, need tulgu minu juurde ja joogu. Ma usun, et ta hüüdis just nendel inimestel, kes olid sellele veetseremooniale minemas, öeldes, et jah, see võib olla tore, see võib olla ajalooline, aga kui sa tõelist sisulist muutust tahad, siis tule ja minul on sulle midagi anda. Ja ütleb ju Jeesus, et kes usub minusse, nii nagu kiri ütleb, selle ihust voolavad elava vee jõed. Et ütleb, et kui püha vaim tuleb sinu ellu, kui mina tulen sinu ellu, siis ei ole lihtsalt see, et keegi annab
ämbriga vett või kruusiga vett ja sa pead jälle täitma seda. See ütleb, et mina saan sinu sees selliseks allikaks, et see keeb üles sinust ja sulle piisab sellest ja see on ülevoolav. See allikas on ikka ülevoolav. Ta ei mahu ära kinnisesse ruumi, ta peab olema avatud, sa pead jagama seda, sa jagad seda ja sa mõjutad ümbruskonda sellega, et püha vaim elab sinu sees. See on Jeesuse pakkumine seal, kui ta ütleb, et tulge, kellel on janu minu juurde. Hiiumaal Kärdlas on palju arteesia veekaevusid ja need on siis kohad, kust vesi pressib maa peale. Ehk õigesse kohta on tehtud auk, pandud toru ja ilma igasuguse pumba, ilma igasuguse mootorita maapinnast pressib vesi, puhas joogivesi välja. Ja me ei oska seda väärtust tõenäoliselt hinnata, kui me elaksime kuskil kõrbes või kas või ka Iisraelis, siis ma arvan, et me mõistaksime, mida tähendab värske vesi ja see lihtsalt voolab. Ja üle Hiiumaa inimesed käivad siis Kärdlas, täidavad oma anumad selle värske hea veega, sest mitte igal pool ei ole nii hea vesi. Kuskil on rauasisaldus liiga suur ja nii edasi. Ja siis täidetakse neid anumaid ja sõidetakse koju ja tarbitakse seda vett. Aga me mõistame, et see on küllalt ebamugav ja muutub tüütuks ka võrreldes sellega, kui sa kodus keerad oma kraani lahti ja seesama värske puhas vesi tuleb kraanist. Sul on otse kui allikas toas. Et on suur vahe, kui sa tood väljast või kaugelt, võib-olla 20 kilomeetri kauguselt oma anumatega mingi vee, mis sinu jaoks on puhas ja värske, või see, kui sul kodus on see allikas. Meil on nii kraanivesi väga hea, mis tuleb kraanist, kui ka meie maja ees heki taga on see arteesia veekaev ka. Et kui vahel elekter on ära või vett mingil põhjusel meie kodust ei tule, siis me saame minna sinna ja sealt võtta seda vett. See voolab. Johannese 4:13-14 ütleb, Jeesus kostis Samaaria naisele, igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle, aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Jeesus kõrvutab siin selle füüsilise vee, selle H2O vaimuveega. Ja ta ütleb, et jah, et sa võid tulla siia kaevule ja ammutada seda, aga sa lähed koju ja sa pead natuke aja pärast jälle tulema. Aga minul on anda sulle vaimu vett ja naisel oli ikka hulk tegu või tükk tegu sellega, et üldse aru saada, et millest ikkagi Jeesus räägib, mis veest ta räägib, kuidas ta saab vett talle anda, tal ei ole endal ei ämbrit ega anumat, millega ta saaks sealt üldse vett kätte, mõistmata, et Jeesus räägib millestki vaimulikust. Aga me teame, et see vestlus tõi seal Samaarias sellise kohaliku vaimuliku ärkamise. Seepärast, et see juba see vestlus, Jeesus voolas seda vett nii palju juba üle, et juba see vestlus, need arutelud, need küsimused, need vastused mõjutasid ja puudutasid seda naist nii, et ta läks külla ja kutsus rahva külast kohale ja need said päästetud, nad said osa sellest veest. See vesi sai nende inimeste ellu selliselt, et see sai elavaks allikaks nende sees. Vaevalt, et see naine mõistis lõpuni, mis see vesi on, aga ta koges selle vee mõju ja tähendust. Armsad, Jeesuse pakkumine täna igale inimesele. Sinule, kui sa seda vaatad, minule, kõigile nendele, kes ei ole huvitatud üldse millegi sellise vaatamisest või Jumala teenistusel osalemisest, kõigile on see Jeesuse pakkumine elu voolava allikaga. Aga selles kutses on ka üks eeldus või mõneti nagu tingimus. Ja see on see, kellel on janu. Kellel janu on, see tulgu. Eesti keeles on üks väga ilmekas ütlus, et kelle janu, sel jalad. See on tegelikult natuke küll selline ebaviisakas, et oletame, et ma ei tea, istume koos kuskil kellegi külas ja istume ümber laua ja mul saab klaas veega tühjaks ja laua peal on kannud ka tühjad ja võib-olla mul on raske välja pääseda sealt ja küsin, et kas oleks keegi nii hea ja tooks mulle klaasi vett.
ja siis keegi vastaspool ütleb, et aga kelle alumusel jalad, ehk siis kui sul on janu, siis mine ja too endale ise. Et see ei ole väga viisakas ütlemine, aga sisuliselt see õige on, et janu tegelikult paneb meid tegema asju, mida me võib-olla muidu ei teeks. Nälg ja janu on tegelikult tohutu jõud, mis paneb liikuma väidetavalt looduses loomakarjasid ja inimesi täpselt samamoodi ja arvatakse, et tulevikusõjad väga mitmed on just nimelt puhta vee pärast, võib-olla isegi mitte nii palju nafta pärast või gaaside pärast. Ja see annab meile mõista seda, et janu on tegelikult vajalik. Janu paneb meid liikuma mingisuguses suunas. Janu on meie organismis Jumala loodud selline häire või meeldetuletus, et organism ei unustaks tarbida vett. Samamoodi nagu nälg on see märguanne, et me ei unustaks tarbida midagi söödavat. Janu ei ole mugav, see on ebamugavustunne, mida siis aju tõlgendab märgina veevajadusest. Janu ei ole vesi ega ka vajadus vee järele. See on meeldetuletus, et meie kehast on midagi puudu. Meie kehast on vesi puudu. Ja see on selline kirg või tung, mis paneb meid siis selle vee hankimiseks tegutsema. Me otsime siis allika, otsime poest pudeli vett või mingil muul moel. Me püüame seda vett leida. Inimene koosneb 2/3 osast veest. Vesi on otse kui maantee, mis niisutab küll meie neerusid ja maksa ja kopsusid ja kudesid ja liigeseid ja rakke. Me vajame vett selleks, et elada. Me vajame vett ja seetõttu andis Jumal meile janu. Janu, et meenutada, vesi ei ole valikuline. Mina olen see inimene, kes vett ei tarbi või nii nagu keegi on lihasööja ja taimetoitlane, et me kõik vajame vett, me keegi ei saa ilma selleta. Kõigi karastusjookide, spordijookide, kohvi ja teede keskel tuleb sul elus hetk, mil keha ütleb, et ükski neist ei sobi või ühestki nendest ei piisa. Ma lihtsalt vajan vett. Ilma värvainete, ilma maitseainete ja kõige muuta. Ma vajan lihtsalt vett, sest need samad kopsud, põlved, silmad, nahk ei toimi ega näe õiged välja ilma veeta. Et janu on päästik, mis meenutab meile vajadust, mis oleks olemas ka siis, kui mul puuduks selleks soov. Ehk siis see vajadus on olemas meis ka siis, kui meil puudub selleks ka soov. Mõistad? Ja see on nii hästi ülekantav ka vaimulikult. See vajadus Jumala elava vee järele on ka siis, kui meil puudub selleks soov. Ja see, kui meil on janu, see on midagi olulist. See on soov selle järele, mida ma tegelikult vajan. Võime tunda janu on eluliselt oluline. Kui me ei tunneks janu, siis me ei tarbiks vett, siis me sureks. Ja seega janu ei ole mingisugune karistus vahel. Miks ma pean janu tundma? Miks ma pean valu tundma? See ei ole karistus. Janu ei ole ebanormaalsus, janu ei ole haigus, janu on arm. Janu on ohutuli. Sa pead jooma. Sa pead, nagu autol on need ohutuled, et sa pead kütust tankima, sa pead rehvid täis pumpama ja nii edasi. Et nii nagu ma ütlesin, see on niimoodi füsioloogiliselt ja see on täpselt niimoodi ka vaimulikult. Ma ei tea, kuidas joomisega on, aga söömisega on küll nii, et me saame täita oma elu nii haaravate ja põnevate tegevustega, et me võime unustada söömise. On ju neid lugusi arvutimängu sõltlastest, kes mängivad mitmeid öid ja päevasid nii, et nad ei maga, võib-olla tarbivad energiajooki, et nad lihtsalt üleval püsiksid, aga nad unustavad söömise ja nii on jõudnud paljud neist ka haiglasse. Sellepärast, et midagi muud on saanud niivõrd meelevalla või võimu nende üle.
ja organism ütleb üles. Ja just nii võime me käituda ka oma vaimuliku janu ja näljaga. Ehk siis me asendame mingisuguste nii-öelda keemiliste aseainetega või millegi niivõrd haaravaga, mis jätab varju selle vaikse koputuse meie südames. Sa vajad elavat vett. Sa vajad elu. Kuna see on ebamugav, see janu tunne, nälja tunne, siis on 2 võimalust. Me kas hakkame tegutsema, et seda janu kustutada, või siis me hakkame seda matma ja peitma muude tugevate impulsside alla. Sest januneda saab ka kõige muu järele. Ei pea janunema Jumala järele, vaid januneda võib võimu järele, kuulsuse järele, raha järele, naudingute järele, armastuse, mingisuguse mis iganes kinnise idee järele. Ja me võime niimoodi kaotada janu elava vee järele või see janu tunne maetakse kuhugi alla. Aga see ei tähenda seda, et vee küsimus oleks meie elus lahendatud. Vaid kõik ohutuled vilguvad, kõik signaalid karjuvad, aga me oleme lihtsalt oma elu nii valjuks muutnud, nii tihedaks muutnud informatsiooni ja kõigega, et me lihtsalt ei kuule seda. Ja meie organism, see vaimulik organism aina närbub ja närbub ja närbub. Ja sellises kontekstis saame me aru, miks Jeesus ütleb, et see on õnnistus, kui meil on nälg ja janu. Õnnistus, mitte õnnetus, vaid õnnistus, kui on nälg ja janu õiguse järele. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Jeesuse õndsaks kiitmised mäeütluses. Ma toon mõned näited evangeeliumitest, mis väljenduvad janu ja nälga ja kuidas see Jeesuse öeldu, et nad saavad küllaga, see saab rohkem kui tõeks. Esimesena tuleb meelde näiteks Sakkeus. Mees, kellel oli nälg ja janu näha Jeesust, lihtsalt näha Jeesust. Ma usun, et see oli ühel või teisel moel nälg ja janu õiguse järele. Jumaliku originaali järele, mille ta tegelikult oma elus oli ära kaotanud. Ta elus oli kõike muud, aga mitte õigust, kõike muud, aga mitte jumalikku originaali. Tal oli olemas majanduslikult kõik, karjääri mõttes kõik, et ära elada uhkesti. Aga tal ei olnud rahu. Tal ei olnud seda, mis toidaks ja täidaks seda kõige sisemist ja olulisemat vajadust. Ja see peamine vajadus oli tema organismis kuivamas, aga tal oli janu. Ta ronis puu otsa, et näha Jeesust. Ja Piibel ütleb, et Jumal annab meile üle meie palvet ja see on see, mis juhtus Sakkeusega. Vaevalt, et ta lootis midagi rohkem kui Jeesust näha. Ta tahtis lihtsalt selles rahvasummas näha Jeesust, sest ta oli lühike mees ja ta pidi ronima selleks kõrgele, et näha, milline see Jeesus on, kellest räägitakse. Ta ei osanud unistada seda, et Jeesus peatub seal puu all ja see ütleb, tule alla. Ta ei osanud unistada sellest, et Jeesus kutsub ennast siis tema juurde külla, ehk siis, et Sakkeus saaks teda võõrustada. See oli suurim au, mis sai ühele inimesele juhtuda, kui keegi oluline inimene ütleb, ma tulen sulle külla. Ta ei osanud unistada sellest, et ta süda muutub ja ta elu muutub. Ja see tähendab, et janu ja nälg Jeesuse järele ja tulemuseks oli see, mis Jeesus tootas. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nad saavad küllaga. Sakkeus sai küllaga. Küllaga juua õigust ja tõde. Teine lugu räägib veritõbisest naisest. Tal oli meeletu janu leida lahendus oma aastaid kestnud terviseprobleemile. Ja ta oli selle januga suundunud sinna ja kõik raha ära kulutanud ja otsinud siit. See on loomulik, see, mida me teeme. Me otsime, et leida lahendust oma vaevale. Ja nüüd oli tal jäänud üks janu, leida Jeesus. Leida Jeesus, see oli ta lootus. Ja ta paneb maha häbitunde ja ta paneb maha selle, et ta rikub kõiki seadusi, mis üldse rikkuda saab ja ta püüab inimeste vahelt läbi pressida ja ta oli janu puudutada Jeesuse kuuepallistut. Sest ta teadis või ta uskus seda, et kui ta seda teeb, siis ta võib terveks saada. Ja ta sai Jeesust kogeda küllaga.
ta sai terveks. 3. lugu räägib halvatud mehe sõpradest. Kui selle halvatud mehe janu ei jõudnud kuhugi, sellepärast, et ta oleks janunes tervenemist ju loomulikult seal, aga ta oli liikunud, tema liikmed, ta ei saanud kuskile minna, ta ei saanud enda heaks mitte midagi teha, aga see olid sõbrad, kellel oli janu aidata oma sõpra. Ja nad viisid ta kanderaamiga sinna, kus Jeesus tervendusteenistust pidas, aga sinna majja ei mahtunud, nad läksid katusele, avasid katuse ja lasid Jeesuse sealt, selle mehe, halvatud mehe Jeesuse jalge alla, jalge ette. Nad pidid ületama oma mugavuse, nad pidid ületama oma piinlikkuse tunde, nad pidid ületama uskmatuse, kas see kõik on seda üldse väärt, sest neil oli janu, et sõber võiks terveks saada, sest nad uskusid, et Jeesusel on vett, et seda janu kustutada. Ja nad said külluslikult. 4. lugu räägib pimedast Bartimeusest, kes oli terve oma elu tee ääres kerjanud ja ühel päeval kuulis ta Jeesust mööda minemas selle. Ja siis ta karjub nii, nagu ta oskab ja suudab, et Jeesus, Taaveti poeg, halasta minu peale. Ma ei tea, kui sügav teoloogiline palve see on, aga see on see, mis Jeesust kuulama pani. Halasta minu peale. See oli ainus, mis tal ei olnud endal midagi, see, mida ta sai paluda ja mille järel januna ta igatsed oli halastus. Ja kui ta tegi seda nii intensiivselt, et inimesed Jeesuse ümber ja tema ümber hakkas ütlema, et ole vait ja seda valjemini ta hakkas karjuma. Temagi pani maha kõik takistused, kõik ebamugavuse, mis iganes oli, mõtlesin, et mind ei huvita, sest mul on janu saada seda, mida Jeesusel on anda. Jeesuse pakutav vesi ja igatsus ja janu selle järel oli suurem kui hirm inimeste ees ja ta sai küllaldaselt. Armsad, meie isud ja janud määravad meie elu suuna. Olgu need siis meie kõhuhimud, kirglik soov võib-olla omandi või võimu järele või meie vaimu igatsus Jumala järele. Meie nälg ja janu määravad meie elu suuna. Kuid kristlase jaoks võib nälg ükskõik mille muu järele peale Jumala saada suurimaks vaenlaseks. Samal ajal on janu Jumala ja ainult tema järele või prioriteetselt või primaarselt tema järele ainus asi, mis toob tegeliku võidu. John Piper on ütelnud, kui me ei tunne tugevat igatsust Jumala kirkuse ilmumise järele, siis ei ole põhjus selles, et me oleme sügavalt joonud ja saanud rahuldatud. Vaid põhjus on selles, et me oleme liiga kaua näksinud maailma lauast. Meie hing on täis väikseid asju ja suure jaoks ei ole ruumi. Te teate seda lugu? Kivid, purk ja kivid ja liiv ja kuidas nad siin ära mahutada. Et ei ole nii, et paned kõigepealt väiksed kivid ja siis suured, vaid ikka suured ja siis need väiksed mahuvad sinna vahele ja siis veel liiv peale. Te olete näksinud liiga palju sellest maailmast, et kõht on seda täis ja see, mis tegelikult nälga ja janu ära võtab, see lihtsalt ei mahu. Ma toon veel ühe mehe loo ja see räägib janust. Ja see räägib sellest, kuidas nälga ja janu Jumala järele ei puuduta ainult meid, vaid see puudutab palju laiemalt meid ümbritsevat, sellepärast, et meid ei ole kutsutud ainult meie enda pärast, vaid meile on antud annid, meile on antud talendid selleks, et nendega kaubelda enda ümber, nende inimeste keskel, kus me elame, on see kogudus, naabrid, töökaaslased, kus me iganes liigume. Ehk meil on mõju. Ja kui meil on nälg ja janu Jumala järele, siis see vesi, mis meist välja voolab, see mõjutab meid ümbritsevat. Ma usun, et me kõik teame Charles Finnit, 19. sajandi üks suurimaid äratusjutlustajaid, aga vähesed me teame näiteks Daniel Nashi,
kes oli tema teenistuse selline, kuidas öelda, kaadritagune või kardinatagune mõjutaja. Finni kasutas oma evangelismis mitmeid tollel ajal uusi või uudseid evangelismi meetodeid, mida me tänapäevalgi evangelismis kasutame. On siis altarikutse, äratuskoosolekute planeerimine, reklaam, kodukülastused, palvevõrgustiku loomised ja nii edasi. Ta õpetus oli see, et äratus tuleb õigete meetodite kasutamisest õiges kohas, õigel ajal. Hiljem on paljud kogudused ja kristlased püüdnud võtta need Finni võtted ja meetodid ja rakendada ja siis otse kui käskida siis püha vaimu teha neid samu asju, mida püha vaim tegi läbi Finni, aga jõudnud sinna, et see üsna sageli ei toimi või enamasti ei toimi. Aga kõikide nende Finni ärkamiste ja äratusteenistuste taga oli üks mees, keda ma mainisin, Daniel Nash, kes kogus inimesi enda ümber palvetama. Ta oli siis Finni meeskonna liige, taustajõud. Ta kogus inimesi palvetama ja sageli paastuse palvetas päeval ja ööl 3-4 nädalat enne teenistuste algust ja ta läks enda paikadesse, kus need teenistused toimusid ja ta võitles seal, palvetes, hotellides, üüritubades, keldrites, ta ägas ja nuttis Jumala ees tundide viisi uskmatute pärast paludes, et nad tuleksid usule. Ta palvetas kogu nende koosolek käis, siis tema oli see, kes samal ajal palves võitles. Ja Finni kõige kuulsam teenistus toimus Rochesteri linnas aastal 1830-1831. Ja seal ka nagu alati Nash valmistas tee ette paastu ja palvega ja jätkas seda ka kogu selle äratuse ajal. Ja andmed näitavad näiteks, et sellel ajal seal piirkonnas kuritegevus langes järsult, kogudused kasvasid ja aasta hiljem oli 80% pöördunutest endiselt aktiivsed koguduste liikmed. Nälg ja janu õiguse järele, Jumala riigi järele sünnitas Nashi palveelu ja tema eestpalved, kõik see võitlemine ja kõik see palvemeeskond, mis tema ümber oli, see tekitas janu ja nälga Jumala järele inimestes, seal kus nad viibisid. Ilma eestpalveta oleks meetodid vaid tegevused. Ja tegevusi on, me teame, niigi palju. Finni teenistuse puhul annab Nashi olulisusest aimu see, et 4 kuu jooksul pärast Nashi surma 1831. aasta detsembris tõmbus Finni täisajalisest evangelismi või evangelisti teenistusest tagasi, kuigi aastaid ei olnud tal kuigi palju veel. Ehk oli täiselujõus mees. Öeldakse, et meetodid tõmbavad inimesi, aga mitte püha vaimu. Meetodid võivad panna inimesi isegi oma patte tunnistama, kuid need ei loo tõelisi pöördumisi ja ei kasvata küpseid usklikke. Ainult püha vaim saab inimese südant sügavalt muuta. Ainult see vesi, mis lähtub Jeesusest, tema isikust, täidab meie tõelise janu. Ja nüüd see küsimus on see, et mille järele janunen mina? Seda ei saa mitte keegi teine vastata. Me võime aimata, kui keegi vaatab minu elu, siis ta võib aimata, mille järele mina igatsen ja janunen. Kui mina vaatan kellegi elu, ma võin aimata, aga me ei saa keegi kellegi teise eest vastata, vaid me saame ainult ise seda vastata, mille järele ma tõeliselt janunen. Psalm 63 ütleb, Jumal, sina oled mu Jumal, sind ma otsin vara. Sinu järele januneb mu hing, sind ihaldab mu ihu nagu kuival ja põuasel maal, kus pole vett. See maailm, armsad, kus me elame, on vaimulikus mõttes kõrb. Kuiv, tolmune, lootusetu millegi kasvamiseks vaimulikus plaanis. Ja Jeesus hüüab, tulge minu juurde. Tulge ja jooge. See vesi, mida mina teile annan, see muudab teid elava vee allikaks. See muudab teie elu ja muudab teid ümbritsevate inimeste elu, sest kõik vajavad eluvett. Sa võid olla oaas
oma lähedaste keskel. Ja see ei tule sinust, vaid sa oled lihtsalt ruumi andnud sellele janule, mille Jumal on sulle loonud. Ja see janu on pannud sind otsima ja leidma ja vastu võtma seda eluvee allikat, mis on Jeesuses Kristuses. Lõpetan ühe looga, mis räägib veel ühest olulisest printsiibist seoses vaimuliku mõjuga. Nimelt üks mees rändas läbi kõrbe, tal olid oma veepudelid kaasas, aga ühel hetkel need said tühjaks. Ja peaaegu oli ta suures meeleheites sellepärast, et ta ei teadnud veel palju tal käia on ja vett ei ole. Ja kui sul kõrbes vett ei ole, siis sul ei ole väga pikka perspektiivi. Kuni ta jõuab ühe kaevuni, see oli selline pumbaga kaev. Ja ta proovib suures vaimustuses, ma olen jõudnud veeni ja siis ta proovib seda ja siis ma usun, mitmed on kuulnud seda metallset kriginat, mis vahel sellest kaevust või pumbast tuleb. Ainult krigin ja vett ei ole. Aga siis seal on üks kiri, ütleb, et ära kaota lootust, et selle pumba juures siin liiva sees on peidus üks pudel veega. Ja ta otsib ja ta leiabki selle vee ja seal kirjas on, et aga sul on kiusatus see kohe ära juua. Aga ära tee seda, sellepärast, et üsna varsti januned sa uuesti. Aga see pudel on selleks, et valada see vesi sinna torusse, sinna pumba sisse ja see vesi, kui sa siis samal ajal seda pumpa liigutad, see paneb selle pumba tööle selliselt, et ta tõmbab sealt alt selle vee üles ja sa saad juua lõpmatult palju vett. Aga enne pead sa selle pudeli valama sinna torusse. Need on keerulised kohad, kus me vahel peame midagi oma elus ära andma. Vahel on see aeg. Vahel on need samad mingid igatsused, mingisugused plaanid. Meie tahaksime, et meie võtame selle pudeli, joome selle ära ja see pump ka toimiks. Aga Jumal ütleb, et vala välja. Vahel on vaja meie oma süda välja valada teatud olukordades. Vahel on meil vaja teha pöördeid oma elus, kui me tegelikult januneme ja tahame saada seda vett, mida Jeesus on meile kinkimas. Nii et armsad, tänase jutluse võib kokku võtta mõne punktiga. Janu on ebamugav, aga see on õnnistus. See annab märku sellest, mida me tõeliselt vajame. Vaimuliku janu vastus on püha vaimu töös meie elus. Ehk vaimuliku janu vastus on püha vaimu töö meie elus. Kui me anname ruumi ja vastame oma vaimulikule janule, siis me kogeme püha vaimu tööd enda elus ja enda läbi. Kolmandaks, me võime vaimuliku janu püüda peita, täites oma elu maiste janude rahuldamisega, näksides maailma laualt. Ja neljandaks, kui sul on janu kasvada vaimulikult, siis vahel on vaja see, mis sul on, usus anda Jumala kätte. Nii nagu rändur valas selle pudeli sinna pumpa, et see hakkaks tootma külluslikult vett. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Issand, tänu sulle, et sinu igatsus on see, et me võiksime saada küllaga selles elus ja kord igavikus. Sa ei taha, et me elaksime puuduses, sa ei tahaks, et me elaksime näljas või pidevas janus, nii et keel kleepub suu külge, vaid sa tahad anda aina rohkem ja rohkem sellest allikast, kelleks sa tahad ise meie elus olla. Issand, õpeta meid kuulama seda janu häält ja järgnema sellele häälele. Issand, õnnista igat ühte, kes täna on otsimas ka kuulajate ja vaatajate hulgas, kes täna on otsimas, anna ennast leida, ole meile väga lähedal, ilmutama armu meile kõigile ja me võime nagu pime Bartimeuse öelda, et Jeesus, halasta meie peale. Me vajame sind. Kiitus sulle. Amen. On janu, kuivamas elu, joo siis vett sa
eluvee allikast. Kadunud rada, murtunud süda, leiad rahu sa eluvee allikast. Sind ma kutsun ja sind ma ootan, hinga mu eluvee allikast. Las jääda vana, pane see maha, kõik saab uueks, mu eluvee allikast. Vett on kõigile allikas taevasest, see toob rõõmu Jumala rahvale. Siin on lootusrõõm, lõppend paatu öö, voolab allikast eluvett kõigile. Sunu kui ründab, tahad alla sa anda, leiad jõudu sa eluvee allikast. Kõik hirm ja mure, see kuivab ja sureb, kui jood vett sa eluvee allikast. Vett on kõigile allikas taevasest, see toob rõõmu Jumala rahvale. Siin on lootusrõõm, lõppend paatu öö, voolab allikast eluvett kõigile. Vett on kõigile allikas taevasest, see toob rõõmu Jumala rahvale. Siin on lootusrõõm, lõppend paatu öö, voolab allikast eluvett kõigile. Voolab allikast eluvett kõigile. Selline oli meie tänane teenistus. Hea meel, et olid täna koos meiega. Kui Jumal meile päevi kingib, siis järgmisel pühapäeval kohtume taas virtuaalselt. Aga võtame vastu õnnistussõnad eelolevasse nädalasse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale üle sinu ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen.